Hello, mina siin valmistun reisiks. Siin on minu asjad, ma juba pakkisin kõik ära. Kirsik ei ole veel pakitud, aga ta on siin. Kirsik reisib minuga Eestisse tagasi. See on ta teine lennureis ever. Ja siis ülehomme ma näen juba Versut. Can't wait. Ma vahepeal olen shopanud, ostnud mingisuguseid nagu asju talle. Ta oli kunagi esirautusega ja siis ma võtsin selle ära, aga tal oleks kinda sorta seda vaja, kui ma edasi ratsutan või kui ma üldse ratsutan või treenin teda. Sest ta on natukene tundlik või tema tallad täpsemalt on tundlikud ja siis ma ostsin ühe asja ja ma teen nendele uutele asjadele review mingi päev. Ma loodan, saate jälgida, mida ma Eestis teen. Ma ei tea, kas ma viitsin kõike filmida, probably mitte kõikest. Mul on 1,000,000 plaani, sest mul on vahepeal ka sünnipäev ja siis jõulupeod ja mida iganes. Nii et vaatame, palju mind jätkub selleks. Ja oh my god, me oleme kodus. Me oleme Kirsikuga reisinud mingi 16 tundi. Ma olen mega väsinud. Homme ärkan esimese asjana väikse hommikusöögi. Lähen Versu juurde. Teen asjade hauli ka. Sest ma ostsin endale uusi asju. Või tegelikult ma ei tea, kas ma saan hauli teha, sest ma ostsin ainult 2 asja. Aga anyway. Ja mu teine kass lärmab, sest ta tahab Kirsikuga koos olla ja Kirsik magab täna minuga. Tere! Tellisin sünnipäevaks endale kleidi. Ma ei tea, miks ma selle vlogi sisse panen, aga kuna mul on varsti sünnipäev, siis ma mõtlesin, ma näitan. This looks so pretty. Mulle nii meeldib. Nii cute. Nii, teeme unboxingu. Olen oma sõbranna T-särgis. Ma olen valmis talli minema. Mul ei ole täna ratsutamise fit, sest hobusega ma ei ratsuta veel niipea. Mu sadul on tegelikult ikka veel proovimises. Nii et mul ei ole sadulat. Ja sadulata ma ei lähe oma hobuse selga. Mitte hetkel. Kui oli mustreede, siis me ühe tuttava /sõbrantsiga tellisime välismaalt, Saksamaalt, Fundis. Ma olen sealt päris mitu korda tellinud ja mulle väga meeldivad need tooted ja vahepeal need soodukad on nagu väga head. Suurem osa asju on tegelikult tema omad. Aga ma tellisin ka midagi. Ma võib-olla peaks pildi lisama, aga Versul on tagumised jalad või täpsemalt üks tagumine jalg pärast traumat nagu 2 korda paksem kui teine ja see ei lähe väiksemaks ever. See ei ole vett täis, see on nagu kivikõva. Ja sinna on tekkinud armkude ning mul ei lähe Versu kaitsmed enam. Ma tellisin talle suuremas suuruses Sandona kaitsmed, mis olid -60% soodukaga. Ma olen üliammu tahtnud neid, aga ma elu sees ei tahaks mingi 120 € maksta nagu kaitsmete eest. Nii et jaa, ma alati ootan soodukaid. Selle Katja palus, et ma ostaks seda, sest mu hobune pidi väga reve olema. Väga sitane. Nii et sellega saab teda puhastada. -10% gift card. See on üks asi, mis ta tellis, mida ma tahan väga ja ma arvan, et see on mu järgmine ost. Need on Waldhauseni balance padid, et sa paned hobuse esijalad siia ja siis ta teeb nagu ise trenni üritades nagu tasakaalu leida. Ja ma tahan räigelt neid ka osta, et siis ma mõtlesin, et järgmine kord äkki. Sest seekord ma olin on the budget. Nii, võtame mu kaitsmed lahti. Kui Versul ei ole liiga rõvedad jalad, siis ma
nii kõvasti kinni. Vaata, me ei saa hakkama ju. Jesus! Siis ma üritan täna proovida. See on Sandona Sensitive Plus. Sensitive Plus on siis naturaalkarvaga. Jah, naturaallambakarvaga kaitsmed. Mul on esijala omad, mis istuvad idekalt. Ja see on siis Carbonair Sensitive Plus Young Competition. Mulle meeldis competitionite nagu kuju rohkem. Ma arvan, et see läheb talle. Nad on nagu nii. Ja siis sa paned nagu nii. Ja siis sa paned nagu nii. Ups. See on tegelikult väga hea. Sellepärast, et siis ma saan nagu laiemaks need teha. See on väga huvitav. Nagu kuju. Ma olen harjunud, et siin on ka midagi. But it's fine. Minu olukorras on seda actually vaja, sellepärast, et mu hobusel on reaalselt üks jalg. Nagu 2 korda paksem. Kui ma saan, siis ma filmin seda. Aga super-puper detailidesse minema. Ja täna, kui ma saan tal ka pealt puhtaks, ma saan veel ühe asja proovida, mida ma tellisin vahepeal. Ja ma olen nii excited. Jei. Tulin garaaži, et leida oma ratsaasjad ja ma unustasin, et ma kolisin välja korterist enne ja terve garaaž on täis asju ja ma ei tea, kas ma leian üldse oma varustust siit. Oh, Jesus. Igatahes spordikoti ma leidsin, nii et nüüd jääb veel leida sisud mu kummikutesse ja siis mingid tekid ja this is gonna be awesome. Minu ilus valtrappide kollektsioon, mida ma hoian kodus, sest tallis ei ole väga palju ruumi. Seda, mida mul on vaja, ma ei leidnud, aga ma leidsin oma pukase kaelaga teki, siis lakasprei. Mul varsti tuleb üks väga äge kujušampoon, mida ma tahan proovida. Siis on veel üks siuke nagu, ma ei teagi, ma ei mäleta, mis on. Mingi vist laka või karvasprei. Rapide oma ja see on mu lemmiknohvi oma. Ma ei mäleta, mitu aastat ma seda kasutan ja mul on suur kanister. I fucking love it. See on nii hea, kõige parem ever. Üks maatöönöör raspel. Mul läheb seda probably täna vaja. Ma unustasin 2 tekki. Mul on olemas väga ägedad tekid. Üks on trennitekk, mida ma kasutan juba, ma ei tea, mitu aastat. Eskadroni oma. Sellel on kusjuures üli äge uus mudel, nagu parema disainiga. See on kusjuures hobuhoolduses täitsa müügis. See on muidugi 120 €, aga näeb väga hea välja. Mul on Rambo peputekk seal, mis on nagu fliis, mis ei lase vett läbi. Aga jaa, ma kohe panen riidesse ja sõidan talli. Inspektorid. Pendi. Masja. Mis teed? Autol on tuled viled sees ning ma sõidan talli poole. Mul on nii elevil. Ma isegi öösel nägin Vershut, et ma ratsutasin. Nii et lähme tegeleme hobusega veidi. Also side note, ma ei ole 2,5 kuud olnud autoroolis. Sellepärast, et ma absoluutselt keeldun sõitma autoga seal, sest see liiklus on nagu väga kaootiline ja inimesed sõidavad nagu jumal juhatab. Nii et ja vaatame, kas ma oskan autoga ka veel sõita. Tundub, et hetkel on okei. Täiesti uskumatu, et ma olen tallis, I'm so excited. Ma hakkan siin koristama ja natukene panen oma asjad paika. Ja oh my god, ma olen tallis. I missed it so much. Ja nii et kohe mõtleme välja, millest ma alustan, sest siin on üli palju asju. Nüüd on sultsu igavam osa, ma teen talle mässi. Mis on mäss veel? Kõlbab, ei tundu, et on okei on. Natkene mässi
mesh'e, mineraali veel ka, lõtsen, linakooki pea täis ja ei ole. Mõtlesin, et äkki alustada jälle E-vitamiini kuuri, aga no ma ei tea. Võib-olla praegu ei ole mõtet. Nii et, jah. Siin peaks kuum vesi ka olema. Proovime. Ei ole. Aga selle saab kuumaks teha. Nii. Vessutoit on valmis. Väga hea. Ja nüüd hakkab põnevam osa. Ehk review toodetele, mida ma ostsin. Või noh. Jaa. Igatahes. Let's go! Ja nüüd tänase päeva staar. Miks ma üldse tahtsin nagu seda vlogi teha või review'd või mis iganes või hooli. Ma tellisin Versule mõni aeg tagasi Flex Bootsid. Igatahes Gloria hobuhooldusest kirjutasin talle vahepeal kuule, et nagu meil Eestis ei ole edasi müüjad ja jada. Ja ega sa ei taha võtta endale poodi. Tundub üliäge toode. Siis ta oli mingi, no ma vaatan, et mis annab teha. Ja siis kirjutab mulle novembris. Ma sain mingi hell yeah. Nii et ja mina ise ei mõõtnud oma hobusekappi. Lasin Talli omanikul mõõta. Nii et loodame, et see on okei. Või noh, ta saatis mulle pildid ja siis ma sealt üritasin tuletada, et mis see suurus on. Teoorias tundub, et see suurus peaks talle sobima. Aga Versul on 4 nädalat värkimisest. Äkki. Ja sellepärast mul oleks vaja ka raspeldada natukene ja varvast maha võtta. Nii et see on see, millega mina täna tegelen. Ja mina panen kokku, see on see neopreeni osa. Ja siis ma tellisin sellised sinised strapid, palad eraldi. Sest nagu must näeb klassikaline välja. Don't get me wrong. Aga mul on üli palju sinist varustust. Ja mulle meeldib tegelikult funky lahendus. Ma tahtsin Türgis neid susse, aga neid ei olnud. Siis ma võtsin Türgis selle kinnituse, nii et või see ei ole Türgis. See on vist mingi muu värvi nimi. Vahet ei ole, igatahes. Nii cute. Ma hakkan nüüd kokku panema neid, nii et panen teid lähemale ja saate jälgida, kuidas ma siin struggle'in sellega. Nii, sutsid on koos. Very cutesy. Mulle meeldib. Ma loodan, et ma panin õigesti. Ma arvast panin. Sest ma panin peast hetkel, kuna ma ei saa telefoni kasutada. Aga nüüd ma võtan päitsed ja lähme Versule järgi. Kuna ta enda päitsed on väga sitased, need ma võtan koju pessu ja siis läheb transpordi päitsetes. Hoitav, kas ta on siin? Ei, hobused ei ole siin. Nii, oh my god, I'm so excited. Ta ei tee must välja, aga? Ta lihtsalt seisad. Versiuk! Mis teed? Hello! Tere! Ta lihtsalt kõnnib minema või? Vorstu! Ei. Tere! Vend on šokis. Tervist! Issand, kui sitane sa oled. Jesus Christ. Tere! Oh my god, hi! Ciao, big boy! Issand, kui karvane sa oled. Ja sitane. Hello! Ma ei hakanud filmima, aga ma pesin tal jaljud ära. Sest need olid megasitased. Ta oli reaalselt põlvini rõve. Oh my god, vaadake seda. Igatahes, hobune. Pakime ta lahti. Ja by the way, me ravisime...
me ravisime ju seda sarkoidi, nii et ma saan teile veel sarkoidi ka näidata. Seal on muidugi natukene, mitte see ei näe nii välja nagu see peaks, aga noh, whatever. Issand, kui karvane. Ta iga aasta läheb nii karvaseks ja sellepärast ma olen teda iga aasta tubanud, kui ta töös on olnud. Isegi väga kerges, sest noh, jah, ma ei tea, mammut oled. Jah, mammut väike. Oh, ma saan nüüd filmida korralikult siin. Issand, kui rääkes naiste. On nii raske, sest siin on terve kiht muda peal. Issand, sul on nii pikk lakk. Ära tee nüüd. Ja oled niuke paharet. Mis sul siin on? Kas sul on? Kui rõve! I'm so sorry, buddy. Ma sain lõuksi niimoodi. Palju. Issa. Oh, that is nasty. Lisaks peab talle massaaži tegema. Näen, et tal on siin pinget, tal on siit nagu tekk ära hõõrunud. Turjast on, turja ees, seljalihased. Perse on parem. Ja siit sügavem on. Ikka hobust. Poor baby. Nii sügav. Ma näitan ka nagu siin on näha, et see karv selles osas on nagu imelik ja teisel pool sihukest asja ei ole. Võib-olla valgus ei ole väga hea, aga siin ei ole sihukest muret nagu teisel pool. Nii et peame tegelema. Tere! Tere! Nii. Hakkame proovima sussa, aga kuna ma ei tea, kas see sulle sobib ja ta jääb. Ma panen alguses talle kilekoti jalga ja siis vaatame, mis edasi saab. Või ära tee. Proovime teisele jalale ka. Tundub, et nagu sobib. Ma ei teagi, võib-olla ma lähen temaga käe kõrval jalutama täna. Mõlemad puutsid on peal. Arvestada tuleb, et eelmine rahutus oli ammu. Aga minu arust nad näevad päris head välja. Ei tea, tundub, et täitsa õige suurus ja puha, nii et let's go. Me oleme valma. Laenan kellegi tallikaaslaste piitsa siin, sest ma kõik enda omad unustasin. Nii, nüüd lähme jalutame veidi. Vaatame, mis ta arvab. Tundub natukene solvunud näoga, aga hästi. Astub päris viisakalt, aga noh, arvestage, et ta ei ole 2 kuud trenni teinud üldse. Ja ta on tekkide all ja tegelikult tekitavad ka pingeid hobustel. Nii et lähme teeme veidi põllu peal natukene traavi ja siis koju. Ei midagi väga hullu täna. Ta oli ülipikalt nagu väga rahulik ja tubli ja nüüd ta läks äksi täis
Yes, sir. Ei ole lihtne hobune. Tegime ebatasasel pinnasel natukene traavi. Muidugi vend läks leili vahepeal. Mitte vihaseks, vaid nagu vers. Kuule, närvi ajab. Vaid nagu väga elavaks. Ja siis ta siin vahepeal niimoodi pani hullu, et mul on natukene prillid, teate. Vesised. Ja midagi õnneks väga dramaatilist. Kuule. Näeb ta küll väga ilus välja. Pretty boy. Mul on tänaseks Versuga kõik. Ma panin talle teise teki, sest ma pesen ta selle ülisitase 100 grammise teki kohe ära. Et siis, kui läheb külmemaks, ma saan talle selle uuesti panna. Ei. Mitte talli. Kallis. Tule. Tule. No tule. Vers. Tule. Tule. Hästi. Võid minna nüüd. Bye bye. Oi, ta sõber ka kohe siin. No võt, ja mina lähen veidi tegutsen. Poes käidud. Šampoon või pesuvahend tekkidele ostetud. Nüüd ma lähen panen tekid pessu ja siis ma hakkan talli vahele sättima, sest ma jätsin kõik laiali, sest ma käisin Sauel agroshopis ostmas neid asju. Not very live, bla bla. Täna on siis reede 19. Ma lähen uuesti talli. Eile ma ei käinud. Proovin uuesti Flexfoodse. Lähen jälle jalutan. Vaatan, mis ta teeb. Ja loodetavasti homme ma saan parem nagu talli minna ja teha ohjamist alla. Ja siis me lähme chillime kuskil põldude vahel ja teeme ohjamist. Või äkki minna naabertalli ja teha topeltkordet. Sest mul sadulat ei ole ja ratsustada ma ei saa. Või veel variant on paar päeva temaga tegeleda ja siis võib-olla minna sadulata ratsutama. Ma ei tea. Mul on hetkel aega sellega tegeleda, nii et we'll go for it. Ei tea, mis ma täna teen. Mul ei ole mingit plaani enam, sest ma olen mingi ma ratsutan, kui ma tulen Eestisse ja nüüd ma tundub, et ei saa väga ratsustada. But it's fine. Ma saan kevadel seda teha, kui ma tulen uuesti. Nii et... Kes on mul mees? Täna tuli juba poole meelsamini. Hello! Hei! Ja ma pidin teistpidi filmima, aga... Hei! See on sulle! Võtsin Versu. Ta on täna natukene rohkem hyped kui eelmine kord. Tuli mulle ise vastu ja puhe, siis me praegu pahestame ta jäljudena ja lähme jalutame veidi põllu peal. Võib-olla jälle üritan kuskil kordetada, aga no see pinnas siin on ikka päris vaevaline, nagu terves Eestis. Jei! Tule nüüd. Ma saan aru, et siin on rõve ja sitane, I get it. Aga nagu... Üldsegi taha. Poor horse. Joo. Jube. Väike review kaitsmetest. Ops. Sellised tagajala kaitsmed. See on jalg, mis ei ole haige. Joo. Ja see on jalg, kus ei ole enam kõõlust. Ja nagu näha, ops, on ikka päris palju paksam. Aga it's fine, need kaitsmed mahuvad. Pean natukene ainult sättima seda fitti ja ma panin veidi valesti. Kohe muudan ära. Nii, nüüd istuvad suhteliselt paremini.
natukene sättisin, et see haigel jalal kaitse natukene on keerulisem sobitada, sellepärast et see jala kuju armkoe pärast on natukene muutunud. Lisan teile pildi, kuidas enne oli sarkoid. Ja kuidas nüüd pärast ravi on. Siis tekib siia uuesti, tundub, või ta on nagu, ta ei ole enam nii, ei puneta ja ei veritse. Probably ma pean ravi jätkama, aga seda on suht keeruline teha. Kui on tekid peal, siis see on nii loll koht, nagu näete, otse rinna peal. Joo. Nii, ilus mees on valmis jalutuskäiguks oma sussidega. Anni? Joo. Oh, Jesus. Draakon lasti põllule. Oh. Ei, prrr. No on ilusaid hetki, aga I swear to God, see hobune. Oh. Õnneks ta ei käinud kummuli, jalg ei käinud ka kummuli, which is nice. Jaa. Hepp! Rahu. Kuule. Prrr. Jaa, hästi. Rahu. Oo. Hästi. Hästi. Kõlab. Hästi. Vers. Palun, tähelepanu. Hästi. Versu. Prr. Traavi. Hästi. Okay. Oo. Aa. Voo. Jaa. Rahulikult nüüd. Trenni lõpp on. Jaa. Saab oma ülivesist mäshe. Chillib, vanillib. Ma just pesin tal jalad ka ära. Ja nüüd ta kuivab, sest ta higistas, ja siis ma peaks teda veel ära pesema enne, kui siin suurde miinusesse läheb. Jäi. Täna on 23. detsember ja ma otsustasin, et mul ei ole suur soov vist elada. Ja ma läksin Sadulatta oma hobusega ratsutama täna. Siis ma räigelt olen tahtnud ratsutada, aga no mul ei ole oluline, et kas ma saan traavi ja galoppi ka teha. Et pigem case on lihtsalt see, et hobune saaks liikuda, kuni ma olen siin ja me saaks koos aega veeta, nii et ma tulin põllu peale. Vers on lambist väga hea käitumisega. Nagu ma arvasin, et ma lendan siit maha või ma pean maha hüppama ja me ei ole pidanud praegu seda tegema ja ta isegi nagu lubas mul traavi teha ja ta tuleb mul traavis tagasi ja ma ei tea, no
Ma ei tea, mida rohkem sellelt hobuselt tahta. See hobune on 2 kuud olnud täiesti treeninguta. Minimaalselt tegeletud on temaga, et ainult mingi sepp on käinud ja mu sõbranna käis ükskord teda puhastamas ja that's it. No tekke vahetatakse ja söödetakse iga päev, see on teine teema, aga nagu käsitletud ei ole ja ma ei tea. He's fine, he's happy as a clam nagu. Väga spicy. Proovime veel. Oi, kui tükki sa oled. On nii tubli. Lähme koju. Nii tubli. Tõsi. Mulle. See pole sulle. Sa oled nii tubli, lähme koju.